Ei, ma pean seda väga ebatõenäoliseks, et Vene reaktor, mis Ukrainas avarii põhjustas, oli väga unikaalse disainiga. See maavärin ja tegelikult tsunami, mis põhjustas Fukushima Daiichi jaamas avarii, see oli absoluutselt erakordne sajandi suurim maavärin ja tsunami. Jaapan ja ka teised maavärina ja tõusulaine ohtlikes alades olevad jaamad on kõik teinud sellest omad õppetunnid ja taganud avarii jahutusmehhanismide toime kõikides üleujutussituatsioonides. Nii et vähemalt need stsenaariumid, mida on seni kogetud, need on ikka väga ebatõenäolised, et saavad juhtuda. Väärib märkimist, et ka Jaapani avarii puhul mitte ükski isik ei saanud eluohtlikku kiirgusdoosi, mitte ükski isik ei saanud muid tervisekahjustusi jaamas toimunud, olulisi tervisekahjustusi jaamas toimunud avarii tõttu. 2 jaamatöötajat hukkusid tõusulaine tõttu ja uppusid. Et on väga põhjalik tuumaenergeetika regulatsioon, selle vastastikune kontrollimine rahvusvaheliselt. Kõik maailma 430 tuumajaama on sisuliselt üks ühik, kus kõikide puhul peab olema ohutus tagatud.